investeerimisjutud. Ready and action! Halloo, Pürs kuuleb. Tere kõigile. Minu nimi on Tarmo. Tema nimi on Meelis. Ja me täname teid kõiki, et te olete siia tulnud meie lindistusele. Kuna me selle lindistame, kohe hakkame lindistama, siis võib-olla natukene ennem räägin ka, mis siis nagu plaanis on, et nagu te näete, mõned auhinnad on juba siin laua peal, mõned auhinnad on ära ka peidetud. Et kuna me Meelisega käisime Ameerikas, siis mõned kingitused on kaasas, aga mõtlesin niimoodi, et mõelge mingid küsimusi, et me räägime, ma ei tea, kaua me räägime, vähemalt tund, poolteist on ju, palju juttu jagub ja siis võtame küsimusi ja need küsimused, mis siis meile kõige rohkem meeldivad, need saavad siis auhinnad, need on otse Ameerikast, vahepeal Frankfurdist kaduma läinud ja siis jälle õnnelikud üles leitud ja nüüd nad on siin, et aga hakkame siis võib-olla ihta, et tere head investeerimishuvilised. Te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Täna on 17. juuni, täna on erisaade, on hooaja kokkuvõttev saade ja minu nimi on siis Tarmo Taninas ja Meelis ka siin. Tere Meelis! Ja, tervist Tarmo ja tervist kõik kuulajad, kes on siin koha peal, kes kuulavad hiljem järgi. Et väga tore on tegelikult näha, et meil on nii palju kuulajaid see koha peale tulnud ja siuke omamoodi siuke lausa fännklubi lausa tekkinud. Ja ma tean, kui palju jäid ka kahjuks ukse taha, et selles mõttes on hea, et meil on järelvaatamise, järelkuuramise võimalus ka. Ja kõik, kes hiljem järgi kuulavad, siis vaadake kindlasti ka slaide, mis on seal podcasti all lingitud, et me panime sinna päris palju graafikuid, päris palju pildikesi, mis meile tundusid huvitavad ja mis siis visualiseerivad siukest etteastet meil. Aga et te siis saaksite seda ettekannet, kes koha peal on paremini jälgida, siis võib-olla Meelis, sa paned selle QR-koodi ka ette, et saab sisse skännida ja siis on, ma usun, see tagantpoolt on natuke raskem näha, et siis te saate rahulikult enda telefonis neid slaide jälgida, sest mõnede slaidide peal need numbrid on päris väikesed. Jah, kohati read on väiksed ja siis saab mobiilis sisse zoomida. Aga ma arvan, et Meelis, me võime siis alustada, et kui me sinuga eelmine nädal natuke arutasime, et millest me siis räägime, et täna on natukene teistsugune saade, et kindlasti me peame hooaja kokku võtma, et kuidas on meie erinevatel portidel läinud, mis on halvasti, mis on nagu hästi ja milline võiks siis nagu turgude väljavaade olla, siis me ei saa vist üle ega ümber sellest, mis maailmas on viimase paari päeva jooksul jälle nagu toimuma hakanud, et see sõjateema jälle vallutab kõik uudistekanalid. Jah, tõesti nii ta on, et kuidagi jällegi geopoliitiline eskalatsioon, et teada-tuntud tegelased ei ole nagu turgudele midagi uut ja võib-olla sellepärast turud ei ole nagu nii lauspaanikas ka, nagu me näeme, et jällegi Iraan ja Iisrael, kes omavahel on tülis ja raketid lendavad sinna nii öösel kui ka päeval, et eks võib-olla turgudel ongi selline, et kui see eskalatsioon nagu esimest korda toimub, siis turgudel on nagu rohkem paanikat. Täna see toimub nii-öelda siin lähiminevikus nii-öelda teist korda juba, 1,5 kuud tagasi on juba lendasid raketid, siis turud võtavad seda natuke rahulikumalt. No. Aga kui siit järgmisele slaidile minna, siis võib-olla korraks peaks rääkima Iraanist ja Iisraelist, et nendest kahest riigist, et iseenesest Iisrael on päris väike riik, on ju. Ja neil pole omavahel ka maismaapiiri. Ja täpselt ja samuti Iraan on päris suur lahmakas maalapp, on ju, ja nende vahemaa on sisuliselt 2000 kilomeetrit. See tähendab seda, et Eestist Itaaliasse umbes selline vahemaa ja need kaks riiki on siis vaenujalal juba aastakümneid. Ja nagu me teame, et Iraan tegelikult peab seda sõda läbi prokside, et Hamas ja Hezbollah, kes täna on siis suures pildis hävitatud ja nüüd on mindud siis nii-öelda juurprobleemi juurde, on ju Iraan ja Iisrael ongi siis Iraanile siuksed valusad löögid andnud ja mis on siis kaasa toonud eskalatsiooni ja aktiivse sõjategevuse, aga mis teeb selle sõja nagu eriliseks, siis
ongi see vahemaa ja mis teeb selle sõja nagu hästi kalliks. Ja kui vaadata, palju need riigid oma nii-öelda kaitse eelarvele kulutavad, siis Iisrael on niisugune väike riik, aga väga rikas või üsna rikas riik ja ta panustab kaitsele üsna kõvasti, et siin üle 5% viimased 5 aastat. Kunagi ma mäletan, see number oli isegi vahepeal 20% SKP-st. No sa Meelis räägid nagu rahast ja numbritest, aga alustame sellest, et Iisraelis on ka naiste sõjaväekohustus. Ja. Kõik on valmistunud. Kõik on valmistunud ja siin tegelikult näha ongi, et ütleme 2020 kuni 2022, kui oli siuke natuke rahulikum aeg, siis Iisrael juba toona panustas enda sõjalisse eelarvesse seal kuskil 24 miljardit aastas, mis on üle 5%. Kui vaadata Iraani, siis Iraan tegelikult panustas seal 5 miljardi jagu, et sisuliselt need vahed on nagu 5-kordsed on ju. Ja täna või see eelmine aasta 2024 näeme, et Iisrael on nagu panustanud 46 miljardit enda SKP-st kaitsekulutustesse ja seevastu Iraan hoopis 7-8 miljardit, et need on 6-7-kordsed vahed on ju. Ja mis pigem pöörab selle kaalukausi nii-öelda Iisraeli kasuks, me näeme, et kui valusaid lööke Iisrael suudab Iraanile nagu korraldada ja need on nagu sellised strateegilised valusad siuksed sutsakad ja Iraan on enda sellise kaitseheidutuse ehitanud üles ainult sellistes kaugmaa rakettidele, ballistilistele rakettidele, mida neil on päris palju, aga Iisraelil on õnnestunud päris palju rakette nagu ja need raketi launchereid nii-öelda juba kaugelt maha võtta hävituslennukitega. No lisaks sellele me ei saa unustada, kes on Iisraeli kõige suurem sõber ehk Ameerika. Et vajadusel tuleb raketikilp ja mis iganes appi on ja Iraan on võimetu. Ja võib-olla siit edasi liikudes järgmisele pildile, et siin korra nagu ilmestab ka, millised kulud on Iraanil nende ballistiliste rakettide väljalaskmisega. Et arvatakse, et tänaseks Iraan on kuskil 350-400 ballistilist raketti välja saatnud, mille keskmine hind on seal 3-6 miljoni dollari kandis ühe raketi hind on ju. Ja Iisrael seevastu kasutab natuke teisi strateegiaid. See Iron Dome'iga üritab neid rakette maha võtta. Iron Dome'i ühe raketi hind on kuskil $50,000, et ühesõnaga Iisraelil kaitsmine on oluliselt odavam ja kui me vaatame siin allpool on välja toodud ka, et täna siis arvatakse, et Iraan on kulutanud kuskil umbes maksimaalselt $2,4 miljardit nende rakettide laskmise peale ja Iisrael kuskil 500 miljonit ainult, et ja kui vaadata, panna need konteksti on ju aastases militari kuludesse, et siis Iraan on juba 3/3 aasta eelarvest nagu ära lasknud on ju. Mis sa Meelis arvad, et kas turud on selle pärast ka rahulikumad, et nad näevad, et Iraanil ei ole lihtsalt piisavalt jõudu? Jah, eks see ei ole nagu turgudele üllatus ja üldiselt liikudes edasi järgmisele slaidile, et ma tõingi siin välja läbi ajaloo erinevad siuksed šokid turgudel, sõjad, ootamatud sündmused, et kuidas need turgudele mõju on avaldanud, et nagu näha, et siis nad jagunevad umbes pooleks, aga kuu lõikes tegelikult turud ei ole eriti kukkunud. Keskmiselt on kukutud 1,1% tegelikult. Aga siin on ka sellised väga suuri konflikte sees, aga võib-olla millele ma tähelepanu pööraks on, kus need 2 noolt on Yom Kippur War ja oil embargo, et mis on samuti seotud Iisraeliga, kui seal 73. aastal kogu Saudi Araabia erinevad riigid ründasid Iisraeli ja lääneriigid siis hakkasid Iisraeli nii-öelda päkkima ja siis kogu see Saudi Araabia, see maailm nagu panid lääneriikidele naftaembargo ja see tähendas seda, et nafta hind läks nagu päevadega 3-kordseks, mis lõi inflatsiooni üles ja seiskas ka majandused ja see nagu
pani finantsturud vabalangusse kukkuma. No seda tegelikult paar päeva tagasi ka ju alles kardeti, et äkki nafta hind, ma nägin erinevaid pealkirju, et küll oli $100, mõni pakkus ka 125. Noh, täna me oleme jäänud siia 75 lähedale, et ja noh, Iraan on, ma ei tea, kui õiges jutt on, aga väidetavalt tahab ikkagi läbirääkimiste laua juurde tagasi tulla. Ja, et võib-olla sellepärast nagu turud ei ole veel päris veriseks läinud, et Iraan on nagu eelnevalt ähvardanud ikkagi seda, et kui teda rünnatakse, siis ta mineerib Hormuzi väina, mis on seal Iraani lähedal. Sealt läheb mingi kolmandik naftakaubast läbi. Ja kolmandik maailma naftatranspordist liigub seal ja kui see väin nüüd Iraanil õnnestubki sulgeda, ütleme nii, et siis on tõesti jama majas, et siis peaks nagu turgudel olema väga ettevaatlik ja võib-olla isegi kindlasti sularaha tekitama, et siis me ei tea, kuhu maani see eskalatsioon välja viib. Aga sealt edasi liikudes siis selliseid ootamatud sõdasid on olnud veel. Võtame siin näiteks Iraagi sõda 2003 aastal. 6 aega hiljem turud olid plussis, 12 kuud hiljem turud olid plussis. Mis veel? Näiteks Venemaa rünnak Krimmi poolsaarel, nagu näha, siis kus ta siin on, 2014 on ju, turud 6 aega hiljem plussis, et sellised sõjad ja konfliktid on nagu hästi sükse järsu iseloomuga, et kui sa korra suudad silmad kinni pigistada ja 6 aega nagu mitte midagi teha, siis enamus kordades ikkagi turg nagu taastub ära. Ja võib-olla, mis veel siin lähimad suuremad sellised sündmused on ju Venemaa ja Ukraina sõda on ju 2022. See on jällegist ehe märk vaata, et see invasioon Ukrainasse tõi kaasa energiaturgude sihukese paanika ja viis nagu nafta ja gaasin hästi kõrgeks, tekitades inflatsiooniohu ja keskpangad siis läksid kiiresti intressimäärasid tõstma, mis mõjutas finantsturge, rahahind läks üles, finantsturud alla, aga siiski tegelikult majanduslangust ei tekkinud. Et me tulime sealt päris kiiresti sellest august välja. Et ja, ma pigem ütleks, et tänane see eskalatsioon hetkel ei ole veel hullu, et kui kõik, mis on nagu naftaga seotud ja see liigub sinna kuidagi naftatarnete piiramise poole, ma arvan, et siis läheb nagu ohtlikuks, et täna ilmselt ei peaks nii palju muretsema. Nii, aga jah, siit veel korra edasi minnas, siis ma leidsin sihukese huvitava slaidi ka, et kus on nagu konkreetsete sõdade korral turgude liikumine, et nagu näha, siin on erinevad sõjad ja ainult selline Afganistani sõda tekitas, ütleme, kas see otseselt sõda ilmselt ei tekitanud sellist langust, see seal võib-olla matchis sihukese .com mulli aegse ajaga ja siis aktsiaturud anyway nagu kukkusid tänu teistele põhjustele allapoole. No sõdadega on ka ju see, et alguses tekitatakse paanika, et lõhutakse asjad ära ja lõpuks on vaja neid ju taastama hakata ja siis on jälle majandus kasvab. Jah, et eks Ukraina sõjal samamoodi oodatakse seda lõppu, oodatakse ülesehitust ja maailm nagu liigub edasi, et ja, eks finantsturud on nagu sellistele ootamatutele sündmustele väga tundlikud ja sõjad paratamatult on nagu sellised sündmused, mis panevad ikkagist investorite jalad natuke värisema, vähemalt hetkeliselt. Aga jah, räägime siis meie portfellides ka. Ja, et kes on meid pikemalt jälginud natuke, siis teavad, et alguses meil oli 2 portfelli. Oli selline alustav noor, 20-aastane, väike Peeter nimeks. Alguses ta oli 10 000 eurot. Iga kuu siis säästis 250 eurot ja eesmärk oli siis 1 miljon kokku saada. Investeerimishorisont oli 40 aastat. Kelle on paremad silmad, need näevad, et viimase paari kuu jooksul siis väike Peeter alguses, kui turud palju kukkusid, siis otsustas rohkem säästa, pani 500 eurot, et odavatest hindadest kasu saada, aga kuna väike Peeter sai vahepeal palgatõusu, siis ta mõtles, et jääbki siis 500 eurot nüüd põhimõtteliselt pikemaks ajaks. Ja mis see siis tähendab tema finantsprognoosile, siis Meelis natukese aja pärast näitab.
siis Suur-Peeter, tema siin rikas härrasmees, et temal oli kohe nagu 1 miljon võtta ja nad mõlemad siis Väikse Peetriga alustasid investeerimist 1. septembril 2023, et sügisel saab siis 2 aastat täis, kui lapsed kooli lähevad. Ja ütleme, laias laastus tal see portfell on selline, et pooled võiks olla kasvuaktsiates, pooled siis sellised rahaasjad, et alguses meil kasvuasju praktiliselt üldse ei olnud, kuna turud olid nii kallid. Ja täna on meil pigem rahaasju nagu vähemaks jäänud erinevatel põhjustel. Ja viimane Väike Brita, tema saab kohe aasta täis, et 1. juulil eelmine aasta siis hakkas investeerima ja tema siis erinevad, ütleme, Suurest ja Väiksest Peetrist, tema midagi ei müü. Ütleme, tema isa siis Väike Peeter ostab talle iga kuu 150 euro eest, sellest 80 eurot on siis riigi lapsetoetus. Ja lisaks oli ta algkapital ka 500 eurot ja tegelikult ta ühe müügi on nagu teinud, aga seda sunni viisis, et kui Enefit Green käest ära võeti. Aga see siis andis portfellile ja toe muidugi, et osteti päris üles. Jah, ja tõenäoliselt see on ka hea siuke mudel portfell, et kellel on siuke just sündinud laps ja minu poole on pangast paljud kliendid pöördunud, et nemad jälgivad seda Britat nüüd ja kellel on ka väiksemad lapsed, siis on midagi sarnast endale teinud ja siiamaani on päris rahul olnud. Ja see peaks olema ikkagist üsna taskukohane, et riigi lapsetoetus on 80 eurot. Ise peaks 70 eurot kuus leidma, et sama asja teha on. Jah, et kui sünnipäevad ja asjad, et siis võib-olla vanavanemad ja kingitused saab ka sinna sisse panna. Ja eesmärk on siis 70 000 eurot oli nagu eesmärk, jah. Aga vaatame, kaugele me oleme sellega jõudnud. Ja nagu näha, et kohe on 1 aasta on ju täis saamas ja Brita portfell täna seisuga on kuskil 2500 eurot. Ja kui ma panen need kalkulaatorisse, siis me oleme isegi sellise prognoositava 8% tootlusega arvestades natuke graafikust ees. Natuke üle 10 vist oli see tootlus praegu, paar päeva tagasi. Et väga hästi, nii et 2% punkti tootlust eespool, kui prognoosisime. Aga teekond on veel pikk ja on veel kõvasti aega. Jah. Siis jah. Siin on siis see portfell ka konkreetselt, et nagu ma ütlesin, et Enefit Green võeti käest ära, aga enamus asju ongi meil Baltikum asjad, sest kui on väiksed summad ikkagi, siis on see kulude pool ka hästi oluline, et kuna Baltikumi börsid saab siin osade pankade kaudu ilma kuludeta asju osta, siis on Baltikumi aktsiad ja lisaks on juures siis Swedbank enda roburefond, et saada natukene siis globaalset ajutatust ka, aga seal ka tehingutasusid ei ole. Ja, ma arvan, et see ongi see võlu, et kõik on tehingu taasuudeta, saab nagu ligi, saab väga väikeste summadega Eesti börsil toimetada. Lihtsalt tore on võib-olla see, et Brita ei ole aastanigi veel, aga ta on siin dividende ka saanud siin paari euro kaupa, aga mida rohkem see summa nüüd portfellis kasvab, siis ühel hetkel on 10 eurot, kunagi on võib-olla 100 eurot ja nii edasi. Eksponentsiaalne kasv. Siis Väike Peeter, et meil alguses esmalt prognoosisime, et või võtsime sihi 40 aastat ja 1 miljon on ju, aga kuna Väike Peeter on ka natuke suuremaks saanud, natuke sissetulekuid suurendanud ja siis võite siit vaadata, et mida see tähendab, kui suurendada 250 pealt enda igakuiset säästu nagu 500 peale, et see lükkab siis tegelikult 30 aasta pärast selle portfelli prognoositava suuruse sinna 1,9 miljoni eurole. Eeldades, et me teeme selle tootluse ära ja Meelis see tähendab ka ütlesi seda, et me sinuga peame vähemalt veel 39 aastat pangas töötama. Kusjuures Väiksel Peetril 38. 38, okei, natuke vähem. Ja, nii et siis on see aeg, kus Väike Peeter saab jalad seinale visata ja hakata chillima. Siis Väikse Peetri portfell vist tuleb meil järgmisena ka on ju, et siin ka mõned asjad on välja läinud, kõik pole ka väga edukad olnud, osad on paremad olnud. Ma mäletan, Telia oli alguses päris hea, Kinnevik oli dividendiga väga okei, aga kursiga saime natuke kahjumit ja Nibe Industrial tegelikult ei töötanud välja sellise nagu me lootsime ja müüsime väikse miinuse ära. Aga siin on ka Baltikumi asju, aga viimasel ajal
oleme USA-st ka natuke asju juurde võtnud, et noh, on Realty Income ja Berkshire Hathaway, samad asjad, mis on suurel Peetril, üks on siis kinnisvara ja üks on siis sellesama härrasmähe firma, kelle juures me hiljuti külas käisime. Ja Suur Peeter? No, temal on nagu väga hästi läinud, isegi üle mõistuse hästi, et noh, kuigi mingid asjad on seal halvasti ka, et me jõuame nende positsioonide juurde, aga noh, mitmed sellised asjad, ma arvan, mis Suur Peeter on hästi teinud, siis kui on olnud suured paanikad. Me pärast vaatame need ostukohti ja Meelis räägib need tagamaid ka, et kuidas, mis on nende ostude nagu taga olnud, et aga nagu ma ütlesin, see esimene pool oli see rahavoo pool, see võiks natukene pikem olla, kui me siis tahaks, on ju. Aga täna lihtsalt turult ei ole leidnud väga hea riskitulu suhtega sellist rahavoo asju. Need, mis alles jäänud on, need täna toodavad täitsa kenasti. Kes siin miinuses on Pfizer, et üldse farmaatsiasektor täna on päris suure surve all. Aga nüüd ettevõtte brutodividend on seal 7 juures ja hiljuti alles tõstis dividendi, et me nüüd seda müüma ka ei lähe selle hinna pealt. Ja kasvu poole pealt, siin on neid muutusi olnud ja kuna siin tehnilise analüüsi kohta on palju küsimusi tulnud, siis Meelis pärast katab seda teemat nagu ka lähemalt. Ja suuresti, ma arvan, rohkem on siin Meelise ideid olnud, erinevad kasvu asju. Ma ei saa öelda, et kõik hästi on läinud, aga enamus on ikkagi väga hästi. Ja see on loomulik, et mingid ideed ei tööta. See on nagu mängu üks osa. On ju. Mingid ideed ei tööta, aga tegelikult on väga põnev vaata, et me seda avalikult teeme, et sa õpid nagu enda vigadest. Esimene viga vaatab sulle seal ülevalt vastu. Mina tahtsin ära müüa, kui ta maksis üle 7 ja Meelis ütles, et jääme. Jah, kuna me olime seal nii kaua juba sees olnud, et jõudsime korraks kasumisse, et mõned protsendid, et siis kas see hoidmine oli seda väärt, et mõned protsendid kasumit saada. Ei tegelikult tagantjärgi on kõik targad, aga Meelisel selles suhtes oli õige, et oligi selline riskipett ja me mõlemad oleme pikalt oodanud, et nii jõuab kasumisse, on ju. Aga ei ole jõudnud selle aja jooksul, aga me ootame siis edasi, on ju. Vaatame kui kaua. Jah, ütleme, eks me ise üritame ka ikkagi tasapisi sukest risk management'ile rohkem rõhku panna, on ju. Et cut your losses quick and et hoia enda võitjaid, mis hakka nagu positiivselt liikuma. Pluss, mis meil alguses ei olnud, on ju, et kui kasvuaktsiad oli vähem, me ei pannud stop losse peale, on ju. Aga nüüd me oleme siis teravatele asjadele ikkagi pannud, et mitte seda miinust üle 10% lasta, on ju. Aga mis selle pildi nagu on heaks teinud, on just see, mis meil see viimane suur kukkumine siin oli, kui aprilli alguses vist on ju Trump teatas, et tulevad tollid igal pool ja pärast räägime lähemalt, aga need indeksid on ju, et Nasdaq, SP500, DAX on ju, et me julgesime suurelt osta ja kuna suurelt ostsime ja on nagu hästi läinud, siis see on aidanud, on ju. Ja meil on mõned uued positsioonid ka, HIMS ja AMD ja kinni panime Okta. Jah, selle panime kinni natuke aega tagasi. Väikse lossiga. Okei, aga nendest mõnest ideedest me jõuame rääkida. Räägime hiljem siis. Aga minnes tagasi eelmisse aastasse, et panime siia meenutuseks, milline oli seis täpselt aasta tagasi, kui me seda laivi siin tegime. Ja toona oli palju räägitud on ju inverted yield curve, eks sellest negatiivsest võlakirja kõverast. Seda võib-olla lihtsalt peab inimestele ka rääkima, et kes esimest korda meid kuulavad, et see tekib siis, kui lühiajaliste võlakirjade tootlus on kõrgem kui pikemaajaliste võlakirjadel. Selline ebanormaalne asi. Ja seda ajalooliselt on ikka tulnud, mitte küll väga tihti, aga seda on tulnud ja eelmine aasta oli sellepärast hästi siuke eriline, et see võlakirja pööratud tulukõver ei ole kunagi või hästi harva see kestab nagu nii pikalt, kui ta eelmine aasta selleks ajaks oli kestnud kuskil 600 päeva. Ja viimane kord, kui see pööratud võlakirja tulukõver oli nagu nii pikk ja isegi natuke pikem, oli selle maailma siukse, ma ei tea, mis kriis on 1930, mingi sajandi kriis vist. See oligi sajandi kriis, sõna otseses mõttes inimesed tulid ju supi järjekorras ja see kriis kestis 4 aastat. Ja aktsiaturud kukkusid toona seal 90%. 89%, et siis võib-olla
siin see parempoolne graafik ennustaski hästi musta stsenaariumit, et kui me oleme nagu nii pikalt negatiivne, et siis väga suur tõenäosus, et tuleb hästi suur protsentuaalne kukkumine, et õnneks seda nii suurt ei tulnud. Võib-olla oht ei ole veel täiesti möödas ka, aga võib-olla meil on nagu liiga vähe selliseid näiteid ajaloos olnud, et selliseid kindlaid otsuseid või statistikat selle pealt välja lugeda. Aga jah, mis siin tänaseks siis juhtunud ongi see, et see pööratud tulukõver on normaliseerunud, ta on seal nibin-nabin tegelikult, et lühiajalist, pikaajalised on üsna sama intressiga. No sul on võetud siin väga lühikesed võlakirjad 3 kuud võrreldes nagu 10 aastasega on ju, et kui ma vaatan natuke pikemaid 2-aastased võlakirjad versus nagu 10 aastased, siis seal on nagu normaliseerunud. Aga miks võib-olla Pahveti raha ka enamus on täna ju alla 1-aastasest reservis, et see tootlus on seal lihtsalt nii hea ja ta passib paremad ostukohti. Ja nagu näha, et sellelt graafikult, et siis alati kui see normaliseerumine on toimunud, siis õige pea on niisugune hall jooneke seal, mis näitab majanduslangust, et ta väga-väga tihti ongi peale normaliseerumist tulnud majanduslangus teatud mingi perioodi vältel ja üldjuhul, kui on majanduslangus, siis see aktsiaturgudel ka positiivne moment ei ole, et siis on aktsiaturud nagu ka allapoole tulnud. Aga nüüd on tulnud ka uus president Trump, kes teeb ka kõik selleks, et majanduslangus ikka tuleks. Ja kui see majanduslangus on tulnud eelmistel kordadel, et eks see kõigepealt hakkab tööjõu numbrites kajastuma. Täna ikkagist tööturg on üllatavalt tugev. USAs siin just tuli see number välja 4,2%. Seda küll, kui sa vaatad üld seda, aga kui ma vaatan nagu detailsemalt natuke, siis need töökohti on rohkem riigisektoris loodud. Kui ma vaatan nagu erasektoris, siis viimane ootus oli seal 111 000 kuuga töökohta võiks nagu juurde luua erasektoris, aga tuli ainult 37 000. Et pigem ikkagi erasektoris on probleemid juba. Jah, on võib-olla probleemid, aga võib-olla mis näitab, et majandus on nagu üllatavalt mega tugev on ikkagist intressimäärad ja eriti USAs, mis on seal üle 4% ja sellises majanduslikus mõttes ta on ikkagist kitsendav või niisugust majandust nagu pidurdav intressimäär. Kui sa paned sinna juurde need tolli, ütleme sõjad ikkagi on ju, siis ma ikkagi imestan, et ta nii kaua vastu on pidanud. Ja, ütleme tõesti, et eelmine aasta me ennustasime et hullemat, kui võib-olla need kõik ei ole realiseerunud, aga ma ütleks siiski oht nagu täiesti möödas ei ole. See on nagu Nõukogude Liit kestis 50 aastat, kõik varastasid, aga ikka kestis pool sajandit. Jah, et asjad langused võtavad nagu kauem aega ja liikudes järgmise slaidile 16, et ma panin siia ka USA SKP graafiku ja esimene kvartali tulemus oli kergelt negatiivne. Teist kvartalit ei ole vist veel välja tulnud. Peaks kohe tulema, jah? Jah, kohe peaks tulema, aga tundub, et see tuleb pigem positiivne ja see negatiivne esimene kvartal oli tingitud Trumpist, et kuna teate, et tollid kohe jõustuvad, et siis kaupmehad siis varusid endale hästi palju lattu kaupa ja tooteid. Meiegi käisime Nike kaupluses ja ostsime ette. Jah, et mis nii-öelda see import, eksport on nii nagu paigast ära, et see tekitab sellise visuaalse majanduslanguse efekti, et ilmselt ma arvan, et ei tasu veel kohe oodata niisugust suurt majanduslangust veel see kvartal. Siis need samad slaidid olid ka eelmine aasta ja nagu me toona ütlesime, et selliste kõrgete intresside tsükli lõpp on väga tihti toonud kaasa aktsiaturgude languse, mitte konkreetselt see nii-öelda intresside langetamine ei ole toonud kaasa majanduslanguse või börsid languse, aga see kõrge intressimäär ja raha hind on teinud majanduses midagi katki, mis on siis keskpanka sundinud intressimäärasid langetama ja kui majanduses on juba midagi katki läinud või hakanud katki minema, mingid esimesed pangad
pankrotti läinud, et siis intressi langetamisega lähebki turg paanikasse ja see ongi siis kaasa toonud keskmiselt sellise 23,5% kukkumise ajalooliselt, kui vaadata siin vasakpoolset graafikut. Ja kuidas on läinud, et kas ennustus läks täide, siis mingil määral ta läks, ütleme septembriks selleks aastaks oli S&P põhjad olid 22%, on ju. Ja nagu näha selle graafiku pealt, et siis intressimäärasid ongi hakatud allapoole tooma. Kuigi Trump tahaks seda kiiremini allapoole tuua ja homme on Ameerika Keskpanka istung, aga suure tõenäosusega enne septembrit midagi ei tehta. Ja, nii et ütleme kohati nagu see võib-olla põhjus ei olnud see, mille pärast neid intresse alla lasti ja miks aktsiaturud kukkusid, et eks see oli Trumpi tolli sihuke paanika ja sihuke üllatus turgudele, mis pani turud kukkuma, aga sellegi poolest ma ütleks, et ennustus läks täide, et alati on nagu mingit põhjust vaja. Mida me veel ennustasime? Bitcoin. Jah, sinu üks lemmikteemasid, et tuleb sulle medal anda. Et eelmine aasta Bitcoini hind oli 65 000 ja me ütlesime ka, et tõenäoliselt Bitcoini tsükkel ei ole läbi ja Bitcoinil on ka omad tsüklid, iga sihuke 3-4 aasta tagant ikkagist sihuke parapoolne ralli on toimunud ja kus me täna siis Bitcoiniga oleme, me oleme 105-109 000 kuskil seal vahel kõigume, et päris korralik kasv aastaga tegelikult ja ma ei tea, kuidas sul tunne, et mulle tundub küll, et Bitcoin on ainult enam nagu saamas sükkseks store of value, et ma ei näe, et Bitcoinil oleks veel see tsükkel läbi, ma arvan, et see jätkub. No minu aasta lõpu prognoos oli 75 000, ma pole alla andnud, aga kui see möll oli siin tollidega, siis me nägime, et tegelikult Bitcoin sai päris palju pihta ja kuld oli see, mis hoidis, Bitcoin ei hoidnud. Ja, eks kui piisavalt suur paanika on, siis ta ei hoia. Jah, ilmselt on sihuke panganduskriis vaja, ma arvan, et siis Bitcoin teeb siukse korraliku comebacki, aga tegelikult Bitcoinil ei ole halvasti läinud, et me oleme ikkagist oma all-time high'des sisuliselt täna. Kui me vaatame, mida suuremad pangad on siin teinud ja teatud investorid siin, MicroStrategy'd ja asjad on ju, et kes nagu järjest tõstavad uut raha, et Bitcoini osta, et siis seda ostu on täna rohkem kui müüki ikkagi. Ja, nii et ma arvan, et Bitcoin on veel teema ja see jätkub ja minu arust ma isegi tõstsin enda ennustust siin aasta alguses 180 000 peale aasta lõpuks, nii et vaatame. Ma pole börsiteadet näinud. Aga see on huvitav tabe, see mulle meeldib. Ja see on võib-olla mõned nädalad vanad. Sellepärast meeldib, et ma aasta alguses prognoosin, et Poola on tegija. Aha, okei. Kas sa tahad lähemalt kommenteerida? Ei no see oli sellega seotud, et üldse Ida-Euroopa, aga lootus oli, et äkki Ukraina sõda saab läbi ja et kes siis suurim võitja võiks olla Ukraina naaber, üks suuremad toetajad, et Poola on ja kuna nüüd Saksamaal on nüüd natukene paremini hakkab minema uue riigijuhiga, siis Poola on väga tubli olnud. Jah, et võib-olla kogu see tabel on nagu kuidagi segamini pööratud, et alati on ju USA nagu liider olnud. Ja need numbrid sul on dollarites, ma saan aru, et kui me nüüd siin eurodes tahame, siis me peame umbes 10% maha võtma. Et tänaseks muidugi isegi USA turg on ka plussi jõudnud aasta algusest, et positiivne aasta, aga tõesti Euroopa dollaris euros miinuses. Ja mina kui Eesti investor, mina mõõdan kõik eurodes, et kui ma täna vaatan, siis rahakotist on ikkagi 8% läinud. Ja, et aga ma ei tea, mis need väljavaated on, et pigem kas täna oled nagu Euroopa usku rohkem või USA usku? Mina olen ikka rohkem Skandinaavia usku, et võib-olla aasta alguses Meelis prognoosis Saksamaad, Itaaliat, Prantsusmaad, tuleb sulle au anda, need on tegelikult väga hästi teinud. Aga nüüd natukene ma näen ka, et Norra ja Rootsi ja Soome isegi, Eesti isegi 20% on siin küll kapist välja hakanud tulema,
noh, ma lihtsalt kardan nagu seda, et noh, ajalooliselt on olnud muidugi niimoodi, et kes nagu Ameerika vastu pikalt nagu panustab, ega ta ei võida, aga lihtsalt on mingid sellised momendid, teatud aastad, kus Ameerika teeb kehvemini ja noh, muu maailm lihtsalt on nagu mures, on võib-olla täna isegi mitte nii palju Ameerika aktsiate pärast, aga just nagu dollari pärast rohkem, et noh, dollar on 10% alla tulnud päris suure tõenäosusega, kui me aasta pärast siin räägime, siis on veel 10% allapoole tulnud. Ehk siis, kui sa meelis leiad mingi aktsia Ameerikas, siis ta peab teenima vähemalt 10%, ja oleks 20%. Ja sellepärast, noh, kui sul enamus Euroopa investoritel, Aasia investoritel on ka kõik vahendid USAs, nad hakkavad oma riske lihtsalt vähendama, sest noh, ebastabiilsus on niivõrd suur ja valuuta teeb muret. Jah, et suures pildis ei saa öelda, et oleks nagu väga igav aasta olnud, et see aasta on pakkunud nagu tohutud võimalusi. Ja siin ma tõin välja ühe S&P 500 volatiilsuse tabeli, et kus on nagu aasta sisesed kõikumised ja siis aasta lõpuks S&P tootlus. Ja nagu näha, et siis 2025 aasta S&P 500 käis siin väga kiires tempos -22% põhjadesse aasta alguses kukkumist või see on tippudes kukkumist ja tänaseks ta on nagu taastunud. Et selline volatiilsus, ta on nagu viimase 100 aasta jooksul top 5, et seda ei esine üldse tihti, on üsna harukordsed liikumised, aga tuleks nagu meeles pidada, et ma ise olen umbes sellise liikumisega arvestanud ja seda peaks nagu arvestama see, et niimoodi, et umbes iga 3-4 aasta tagant võiks oodata sihukest -20+% kõikumist ja kui me vaatame siin tagasi, viimane selline suurem aastasisene kõikumine oli 2022 on ja sellest ongi sisuliselt 2,5-3 aastat on ju möödas. Et oli nagu oodata, et midagi suuremat on siin tulemas ja kui sellised suured liikumised üldjuhul turgudel on, siis peale seda mõnda aega on rahulikum, et see turg nagu resetib väga palju investoreid ära. No kõigil on tuju läinud juba, loomulikult rahulikum, raha on otsas, tuju läinud on ja siis tulevadki saakurid ostma. Jah, see on jälle ehe näide, et osta paanikat, kui on ikkagist S&P -20%, pane silmad kinni ja osta ja siis ära kas või 6 aega vaata, et see ei pruugi olla põhi, aga tavaliselt need põhjad on nagu nii kiired ja tegelikult see -22 Nasdaqil -27-8%, see käis nagu mõne päevaga. Seda juhtub väga harva tegelikult ka on ju. Suht harva. Ja kui vaadata sihukest üldpilti, et täna me oleme ikkagist 3. aasta S&P-l, mis on plussis, 2 esimest aastat on olnud üle 25%, mõlemad aastad plussis ja kui me see aasta jääme ka plussi, mis isegi on täiesti reaalne, ma isegi usun seda, et siis meil on nagu väga korralik põhi all, et mida ei ole võib-olla liiga palju juhtunud ajalooliselt, et kui sa otsid nagu selliseid momente, kus on 25% ja kiirema kasvuga aastat järjest, siis seda on juhtunud on ju 1935, 1936, et 46%. No siis oli sajandi kriis enne vahetult, et vaata aastat 29-32 on ju. Ja resetis ära, aga 37. tuli korralik sukke langus on ju. Siis jälle 1954-55 on ju. Väga tugevad aastad, 52%, 32% ja 3. aasta suudati ka veel ikkagi 7% üles ronida. Et neid ikkagist ajalooliselt on ette juhtunud või siin näiteks 1995, kus järjest läks on ju 37%, 23%. 5 ideaalset aastat järjest on. Jah, mis tavaliselt päädibki ikkagi sellega, kus investorid lähevad liiga hulljulgeks ja asi lõpeb nagu kriisiga, krahhiga, nii nagu oligi 2000, kus oli see .com mull on ju. Et ütleme nii, et kui see aasta lõpeb nagu pigem 1-kohalise protsendiga, et siis veel vist ei ole hullu. Aga siis on 4. aasta ja järgmine aasta midagi head ei ole. Ei tea, ütleme nii, et kui see aasta oli suurem langus ära, et ma pigem isegi annaks
rohkem aastaid, et kus sellist nii suurt volatiilsust enam võib-olla kohe ei ootaks. Ja ka veed hakkab sügisel intress alandama, mis tähendab, et asi läheb jamaks. Jah, eks ole näha, et tänapäeval sellised otsuseid või prognoosida on nii raske, igasugused sõjad ja sündmused, et mis tekitavad ikka päris palju volatiilsust, Trumpi tulek on ja. Aga võib-olla probleemidest, ega selles suhtes vaadates USA-t, ega probleemid kuskile kadunud ei ole, et tegelikult me seisame nende samade probleemide ees, et kui vaadata slaid 22 on ju seal vasakpoolne graafik näitab USA eelarve defitsiiti ja kui vaadata, kus ajas sisuliselt USA on defitsiidis olnud, et 81. aastast seal korraks nagu jõuti eelarvega plussi seal 2000 kandis ja siis jälle kukkus ära, et ja tänaseks jälle, et viimased aastad 2 triljonit on eelarves raha puudu on ju. Ja see tekitab nagu probleeme, et see alumine graafik näitab USA riigivõlga, mis on nagu kasvanud siin aastaid, et sellel ei ole lõppu ja me oleme täna jõudnud 36 triljoni. Ta peaaegu 37 juba varsti on, aga seal on see mure ka, et Trump tahab nüüd oma seda suurt pidlini eelarvet vastu võtta, ilusat eelarvet on ja see tooks täiendavalt veel umbes 3 triljonit võlga nagu juurde, mitte 1 aasta jooksul, aga nüüd on paari aasta jooksul ja siis me oleks juba 40 juures. Jah, et eks Trumpist võib-olla natuke aru saada ka, et eks ta proovibki väga drastiliste meetmetega seda eelarvet kuidagi tasakaalu poole liigutada, et kõik need tariifid ongi ju selleks mõeldud, et riiki kuidagi rohkem raha saada riigi eelarvesse. Aga kui sa lähed kõikidega maailmas tülli, siis ei tule raha lõpuks. Jah, eks seda ole näha, et kas see strateegia õigustas ennast või mitte, aga fakt on see, et täna nad maksavad üle $1 triljoni intressi enda kohustuste eest ja kui vaadata, kui suur number see nii-öelda riigi maksudest on, see on 20–25% juba, sa maksad lihtsalt enda sissetulekutest intressi. See on üks põhjus on, miks Trump on keskpanga juhi peale pahane, et ta ju siin ütles, et too intresse kohe 1% allapoole ja kui palju me kokku hoiame on ju. Jah, probleem kaub. Sajad miljonid nagu laenu teenindamiskulu kukub on ju. Aga lähme edasi järgmise slaidini, et see on, ma panin siia pildi, et selle aasta langusest, et kus S&P seal kukkus tippudest ajalooliselt ühes kiiremas tempos ja alati investorid kuidagi ootavad seda karuturgu ja alati on ju hea nagu, kui sa saad odavalt osta. Aga siis kui käes on, siis ostma ei lähe. Ja fakt on lihtsalt see, et siis on kõik investorid peidus, hirmutatud, keegi ei tea, kus see põhi on ja kaua see jätkub, et väga hästi on meeles kõik need langused, et tegelikult tol aja momendil tundubki nagu siuke, et see kõik kukubki kokku. Ja, aga ma mäletan, Meelis, kui me sinuga arutasime, et kas me ostame või mitte, me vaatasime ikkagi võimalikult kainelt erinevad indikaatorid ja mis on ajalooliselt töötanud ja näitame neid nüüd ka on ju ja mis tõenäoliselt töötavad ka tulevikus on ju. Jah, et eks kogu see investeerimine on väga psühholoogiline, et sa pead sellest langustest psühholoogilist üle olema ja mind on aidanud ikka see, et sa tugined ajaloolistel faktidel, ajaloolisel datal ja selge on see, et kui ikkagi siuke CNN-is on siuke börsimaakleri pilt igapäevaselt eetris, et siis on nagu ostukohad juba lähedal on ju. Ja liikudes edasi, et siis see Trumpi kriis, mis meil oli, et ta oli siuke hästi järsk langus on ju ja nüüd vaadata, kuidas see taastumine, kui kiires on olnud, see on nagu siuke väga tugev V või kohati nagu I-kujuline taastumine ja alati on, mulle meeldib otsida ajalooliselt selliseid sarnaseid sündmusi. Et kuna finantsajalugu meil on päris pikk üle 100 aasta, meil on graafikud, need indeksid on nagu korduvalt selliseid languseid läbi teinud. Indekside taga on inimesed ja selle taga on psühholoogia ja ütleme, need ei muutu tavaliselt on ju. Jah, need ei muutu, see inimloomus, hirm ja ahnus,
need on ja jäävad täpselt samasuguseks, nagu need olid 100 aastat tagasi. Ja noh, siit välja tuues mõned sellised sarnased crash'id, no 2008 oli veel julmem, aga ütleme, see lõpulangus oli väga sarnane ja alati, kui sellised langused on, siis on CNN-is börsimaaklerite pildid. See oli 2008 aasta seal põhjades, neid tuleb järjest, on ju 6 aega, et kus on väga sihuke paaniline õhkkond ja erinevad pildid. COVID ajal tuli samuti seal viimased mitu nädalat kogu aeg börsimaaklerite pilte ja täielik paanika. Ja nii oli ka seekord ja tegelikult siin on isegi statistikat tehtud, et millist pilti CNN kasutab, et kui on ikkagist nagu selline 2008 aasta moment, et hoitakse pead kinni, et siis on lõpud üsna lähedal, kui on juba palvetamise pilt, et siis on nagu kindel ostukoht. et neid tasub nagu jälgida ja nendel põhjal ka natuke sihukest paanikat Meelis, kas Market siis keegi teist ka pilti teeb? Aeg-ajalt äripäev on käinud ikkagist, et me vist jah, nii selliseid masendavaid nägusid ei ole veel teinud, aga liigutades edasi järgmise slaidini, et tegelikult kas see moment, mis see aasta oli, on ju, Trumpi tariifid, et kas see oli sihuke ainukordne või esmakordne, tegelikult ei olnud, et nagu me teame, Trump on teist ametiaega võimul, et vahepeal oli Biden, on ju. Et siis Trump juba 2018 trikitas samade tariifidega ja mis siis eskaleerus sellega, et 2018 aasta lõpus samamoodi turg kukkus 20% ära. Ja kui sa vaatad, kui sarnane see kriis toona oli, ütleme kriis või korrektsioon ja selle taastumise kiirus, siis see on väga sarnane, see on nagu déjà vu tänasega, et suur paanika, poleemika ja põhjad tehtud ja järgmine aasta 2019 tootlus 31%. et kohati sellised väga ärsud langused, need resetivadki turud ära, nad resetivad investorid ära, portfellid ära, paljud müüvad seal põhjades ära, jäävad turult välja ja hakkab nagu pulliturg. Ja need pulliturud kestavadki üldjuhul mitu aastat nagu. Et samamoodi Covidi kriis, üks ajaloo lühemaid ja järsamaid kukkumisi, toona muidugi 35%. Väga järsk tõus ka on ju. Ja paanikat oli palju ja kiire taastumine ja loomulikult see taastumine, kui sa vaatad see põhjadest aastaga mingi 70%, et meeletu kiirus, okei. Laenukraanid keerati lahti ja hakkas pulliturg, aga tasub meenutada, et kui see pulliturg hakkas, ma mäletan, ma olin ise Selveris poes, kus oli see kõige hullemad paanikapäevad ja tõesti inimesed ladusid korvidesse kaupa, kõik oli nagu, rahvas oli päriselt nagu paanikas. See oli nagu parim ostukoht tegelikult turgudel on ju, et osta paanikat ja kui see tõus hakkas, tegelikult inimesed nagu keelduvad uskumast, et me oleme uuel pulliturul, nagu majanduses on nagu nii palju probleeme, sa näed CNN-ist neid rekkad, mis viivad laipasid minema, et keegi ei usu, et siit nagu mingisugust taastumist saab tulla. Ja haigus tuli järjest Eestile lähemale ja lõpuks oli kohal on ju. Ja sihuke absurdne, aga kahjuks või õnneks või kahjuks, kui sa suudad psühholoogiliselt sellest üle olla ja meenutada, et pulliturg käibki mööda probleemide seina, ronib üles, et kui on see ebausk kõige suurem, siis tee just vastupidiselt, mõtle nagu enamus inimestele. Ja mis täna on nagu juhtunud, liikudes edasi 27. slaidile, et siis tegelikult täna me oleme täpselt samasuguses faasis on ju. Meil oli seal põhjades paanika, see paanika oli 3-4 päeva on ju ja ühe päevaga mäletan S&P või Nasdaq tegi päevas ise 10%. Jah, isegi 10%, mis on ajaloo tõesti üks suurimaid positiivsemaid päevi.
ja hakkas see taastumine pihta, et noh, muidugi jälle põhjades igasugused börsimaaklerid päris siuksed närvis ärevil, volatiilsus on ju meelatu ja nii kui turg nagu ronib vaikselt üles, siis kogu aeg on ikkagist sellised suurpangad on ju hoiatavad seal põhjades või esimestel tõusupäevadel, et noh, kes näeb seal 7-8% veel kukkumist on ju. Väga tihti on Jim Cramer väljas, kes seal ootab Black Monday'd ja sarnast kukkumist pluss 20% langust nagu ühe päevaga veel juurde on ju. Ja pole midagi teha, turg läheb edasi ja edasi, noh, kuni juba tulevad siuksed legendinvestorid seal, Paul Tudor ja kes ennustavad samamoodi, et isegi kui noh, tariifid tõmmatakse 50% peale hinnaga, et noh, see ei päästa aktsiaturgu, et nüüd ongi jama majas ja kollaps nagu. Aga noh, kus me täna oleme, et isegi Moody'se reitingu alandus ei takista seda turu kasvu on ju. Et see võib-olla teebki nagu turgudest nii psühholoogilise isendi, et sul on väga raske osta, kui on nii palju negatiivseid sündmusi. Meil on sõjad, Trumpi tariifid, paanika, probleemid, et keegi julgegi osta, aga aktsiaturud lähevad üles on ju. Et aga mis? No see nüüd tuleme siis, millal see oli täpselt, et aprilli alguses on ju, et kui see kõva möll oli, pidin isegi ajakirjanduses selgitama ja inimesi natuke rahustama ja mäletan, et noh, tavaliselt mul on endal ka 3. sambana, et kuumaksed on ja noh, tavaliselt on nüüd iga kuu peale võrdsed, aga siis ma kasutasin võimalust, et panin aprilli algusest aasta nagu limiidi nagu täis on ju, kuna minu mõistes oli need hinnad nagu absurdselt nagu madalad juba ja reageeriti üle ja mul on hea meel, et päris paljud kliendid tegid samamoodi on ju. Aga võib-olla sa Meelis siis natuke räägid on ju, et mis indikaatorid me vaatasime, et noh, ma näen siin RSI-d on ju, alumine joon tehnilisega, noh ütleme see sama graafiku pealt, et mis on skaala põhimõtteliselt 0-100 ja kui on alla 30, siis on head ostukohad, kui on üle 70, siis on asjad üle müüdud või üle ostetud, aga noh, siis me tulime ikkagi alla 20 oli RSI on ju. Jah, eks tõenäoliselt siin põhja ajastada on väga keeruline, et eks meil oli nagu kannatust oodata seda õiget hetke ja korra, ma mäletan, meil oli just esmaspäevana see saade. Ja sellega, et vedas, et me müüsime ju varem välja ka, no see oli nagu puhas õnn on ju, aga ost oli ikkagi rihitud. Ja, et see oli esmaspäevane päev ja kui ma vaatasin kõike neid selliseid indikaatoreid, mille alusel võiks otsustada, et see paanika on nüüd nagu enda haripunkti saavutamas, kui esmaspäeval oli ikkagist cap down, et reedel vist läks USAs väga veriseks ja Euroopa avanes samuti, ma ei tea, mingi 4-5-6%. See oli see moment, kus oli peak fear ja seda võib-olla näitab ka Fear and Greed Index, ma tegin print screen'i sellest, ma vaatasin tagant järgi, mis ma tol hetkel mobiili salvestasin, et kui hulluks need seisud on läinud, et kindlasti üks otsustuskoht on Fear and Greed Index, seda nagu sellisel tasemel näeb väga-väga harva, see vist käis 3 peal ka. Jah, pärast käis 3 peal, aga siis kui sa saatsid, oli 4 ja noh, kui Meelis selle mulle saati, siis ma hakkasin ka natuke põhjalikult vaatama, et mis toimub, et kas 2009 on nagu tagasi tulnud. Et noh, siis oli ka 3 minu meelest oli kui eelmine kriis, aga siis kui ma hakkasin Meelisega vaatama, siis oli 4, aga siis järgmine päev oli 3 ka korra. Ja, aga noh, seal on ka teisi sellised indikaatoreid, alustades sellest vasakpoolsest graafikust, et see on VIX ajalooliselt, et kui VIX liigub ikkagi sinna 50 kanti, ja sa suudad seal VIX-i 50 kandis osta nii-öelda indekseid, S&P-d või Nasdaqit ja pigistada silmad kinni ja aasta pärast uuesti vaadata seda indeksit, mis saanud on, siis nagu näha, et pole ühtegi aastat, kus aasta aega hiljem on need indeksid on miinuses, et nad võivad küll ajutiselt korraks käia, mingi nädal, 2-3 nädala möödudes, kuna see volatiilus on suure, võib-olla korra kukutakse edasi, aga need põrked üldjuhul on nagu nii tugevad ja teravad,
et siis ajalooliselt kui sa ostad ikkagist fiksi 50 ja kõrgemalt, et siis need on väga head tehingud olnud. No need ajalooline kogemus lihtsalt näitab, et sa oled rumal, kui sa seda ära ei hakka kasutama. Et loomulikult lühiajast ta võib veel kukkuda, sa pead olema valmis mitmes osas seda ostu tegema. Aga see on põhimõtteliselt tehingute alustamise käik on ju. Ja, et kindlasti siin võib-olla ongi hästi raske on paanikat osta, et pigem sellest aitab üle saada. Jah, et vali endale sobiv investeeringu suurus, kui osade kaupa, tüki kaupa ja siis tasapisi suurenda. Mis veel aitas otsustada, on see keskmine ülemine tabel, kus on ajalooliselt suuremad S&P 500 kukkumised ja ka see Trumpi kriis läks sinna top 10 sisse, et kus S&P 2 päevaga kukkus 10% ja kui alati nendel päevadel sa teed ostu, kus on 2 järjest hästi kiiret kukkumist, siis aasta aega hiljem sul ei ole nagu kordagi olnud ühtegi aastat, kus sa oleks selle ostuga hävinud. Et ja kui vaadata tõesti neid ostude või ütleme aasta aega hiljem seda indeksi tootlust, siis need on ju väga märkimisväärsed numbrid seal, isegi mingid 50%, 60%, et jällegi osta paanikat. Siis me oleme rääkinud üsna tihti sellest parempoolsest ülemisest graafikust, mis näitab siis fond manageride nii-öelda allokatsioone ja selle paanika käigus Bank of America tuli välja selle fond manageride indeksiga ja kõik, absoluutselt kõik fond managerid olid USA aktsiate osakaalu drastiliselt vähendanud. See tähendab seda, et institutsionaalselt investorid müüsid seda langust ja retail ja siuke väikekliendid nagu ostsid. Ja see keskmine alumine graafik näitab siis investorite 6 kuu sentimenti, et ma tõesti ei ole ammu jälle näinud sellist nagu paanika märke, et kus investorite sentiment oli seal, ma ei tea, kas 5-6 nädalat sinna 60 kandis, et enamus investorid olid nagu täiesti karused, et ja üldjuhul kui ta vaatate, et millal need pöörded ongi tulnud, kui see sentiment indeks on nagu megakarune, läheb üle 60%, et siis on nagu ajalooliselt väga head ostukohad. Ja lisaks siis Google Search otsingud, et natuke pildist sealt välja, aga recessioni sõna otsingud läbi aegade siin läksid ikka samasse suurusjärku kui seal 2022 ja isegi enne seda 2009 aasta kriis. Et need on nagu ühed siuksed põhjused, mille abil või ütleme indikaatorid, mille abil enda nii-öelda otsuseid teha ja tuginedes nii-öelda ajaloolisele statistikale ja tõenäosusele. Sest siin ei olnud ainult üks indikaator, neid oli vähemalt 4-5 on ju, mis samamoodi on ju näitasid. Ja loomulikult lisaks sa saad ikkagi tehnilisi indikaatoreid ka vaadata, et mida ma siin välja ei toonud, et see läheb nagu võib-olla liiga keeruliseks ja spetsiifiliseks. Ja see aitas meil selle ostu ära ajastada. Me ei läinud muidu kooli, meil natuke ei cash üle ka. No suhteliselt vähe, aga ikkagi päris palju jah. Aga nüüd tehniline analüüs Meelis, et kas see on kunst või teadus või mis asi see on? Piltide joonistamine? Jah, eks vaieldav, see võib-olla ilmselt ongi kunst ja teadus koos, aga nagu ikka meil siin kombeks on saanud, et meil eelmine aasta oli ka natuke sukest õpetlikku osa. Eelmine aasta me rääkisime natuke enda finantsplaneerimisest, kuidas pikaajaliselt enda eesmärke seada ja sinna jõuda. Et siis see aasta võib-olla räägime natuke tehnilisest analüüsist, mis võib-olla paljude jaoks ongi täielik voodoo, et siin on investorite psühholoogia taga tegelikult ju. Ja, et ma viimasel ajal vaatan tehnilist poolt aina rohkem ja tuleb võib-olla mõista seda, et kõik ettevõtted ja makro, mis vaata numbritena tuleb, siis see on nagu tagasivaatev info.
see on juba tegelikult aegunud, et kõige täpsema info teile annabki graafik ehk turuhind. See on nagu tänane info, kõige väärtuslikum info. Ja mul on kohati jäänud siuke tunne, et enamus investorid, võib-olla kes teavad natuke rohkem tehinguid, siis need tehingud tehakse kõhutunde järgi. Jätame välja sellised investorid, kes nagu panevad iga kuu, iga nädal automaatselt, on ju, seal ei peagi ilmselt vaatama. See on süsteem lihtsalt. See on süsteem, jah. Et aga jah, enamus investorid ostavad kõhutunde järgi või siis kukuvad aktsiaid. Ja kõht ütleb, et osta siis, kui aktsiad tõusevad ja müü, kui kukuvad. jah, et kuidagi seal on oma tõde sees, aga et võib-olla nendest trendidest natuke rääkida, et siis tõesti, nagu me siin ennem rääkisime, et kõik need graafikud on inimeste emotsioonid. Need on viimased 100 aastat olnud samasugused ja neid tehnilisi mustreid leiab kogu aeg, iga päev. Need on suht sarnased, mis olid 50 aastat tagasi, isegi 100 aastat tagasi. Ma olen näinud graafikuid, et on mingisugused setup'id, mis kogu aeg toimuvad ja kui sa suudad neid setup'e näha, siis sa saad väga hästi ajastada enda oste niimoodi, et see ost tehakse kõige madalama riski juures. Jah, just. Et see ei tähenda, et sa oled nüüd päris põhjas, aga sa oled suhteliselt põhjade lähedal tõenäoliselt. Ja nagu ikka finantsturgudel kindlalt ei ole mitte midagi, et mõnikord need mustrid ei tööta, mõnikord töötavad, aga selle jaoks ongi, sul peavad olema omad reeglid. Kui see muster ei tööta, siis cut your losses, hoia stop loss peal. Kui see muster töötab, siis üldiselt ta töötab väga hästi ja väga suure tootlusega. Et ütleme, kuna neid mustreid on palju, siis mulle endale meeldib võib-olla 4, 5, 6 mustrit, mida ma vaatan ja üritan olen üritanud endale need selgeks teha, et igal ühel võib nagu oma mingi nägemus ja lemmikmuster nagu tekkida, et nendelt piltidelt mulle meeldib siuke kohvitassi muster. Sellepärast, et sulle meeldib kohvi? Jah, kohvi mulle meeldib ka, aga neid tegelikult esineb väga tihti. Siis on siuksed erinevad breakout mustrid, kui aktsia nagu murrab kuskilt nagu välja, et need on sellised mustrid, mis nagu töötavad kõige tihemini ja need on olnud ka kõige kasumlikumad. Aga et võib-olla siit lähmegi edasi näidete põhjal. Et jah, et mitte mustritesse kinni jääda, siis otse praktikast on ju, reaalsest elust. Jah, reaalsest elust, et me ossime siin mõni aeg tagasi Teslat. Tundus hullumeelne idee, kõik müüsid Teslat. jah, et tundus hullumeelne. Kes küsima, et sa oled ikka kindel või? Ja, et kindlasti me ei vaadanud tol hetkel fundamentaale või mingi müüginumbreid, aga see setup tundus väga hea, et seal see vasakpoolne muster, see on siuke pea-õlad muster, mis on ideaalis nagu näha ka, kui Tesla tegi enda sellise tipu ja kui ostjate jõud kadus ära, siis ta kukkus alla ja paraku see tehniline analüüs nagu toimub, et on mingid toetustasemed, korra see parempoolne toetustase püsis, sealt põrgati ja kui nüüd seal uuesti tuldi seda proovima ja see murti läbi, siis tegelikult aktsia müüaksegi ära, seepärast see toetustase kaob. Jah, ja toetustasu muutub vastupanu tasemeks. Jah, just. Kuniks me jõudsime siia, et kus samuti tekkis toetustase, siis samuti siin, kus tekkis vastupanu tase ja finantsturgudel on ka sellised reeglid, et kui sa tahad kuskilt uksest sisse saada, uks on lukus, paned ühe korra jalaga, ei lähe katki, ei tule lahti, paned 2 või 3 korda, siis tõenäoliselt 3. korraga sa lööd selle ukse maha ja saad sisse. Või murrad jalaluu. jah, et seekord selle 3. korraga nii-öelda murti uks lahti ja see oli ka selline ostukoht. Ja see asi töötas ja kuniks samuti seal tipud olid kuskil 360, sealt jõud kadus
ja meie müügikoht siis oli samamoodi see pikaajaline toetustase, kui see nagu läbi kukkus too päev, siis nii-öelda stop loss või sealt läks see positsioon kinni ja kuidagi järgmine päev just tuligi see uudis, et Trump ja Musk olid tülli keeranud ja aktsia oli 15% maas, ja allpool, et kuidagi see tehniline analüüs nagu suudab selliseid asju ette näha ja see töötab. Veel näiteid. Meil oli üks sihuke ettevõtte Tõust, mäletad? Küll müüsime selle maha, aga samamoodi, et kui ettevõte nii-öelda jõuab kuskile sellises konsolideerumisfaasi, kus ta on kuid ja kuid ühes range'is, siis see tekitab nagu tähelepanu ja kui see silma jääb, siis paned endale selle nii-öelda jälgimislisti. Ja Tõustiga oli samamoodi, et seal on niimoodi tehniline setup pluss ka seal paremal nurgas on Tõustil on väga head fundamentaalid, et nagu näha, et siis müügikäive on järjest kvartaleid kasvanud, seal isegi sihuke stabiilselt 20-30% ja ettevõtte jõudiski ilusti kasumisse, kasumaksja kohta hakkas kasvama ja see koos, ütleme, fundamentaal pluss tehniline setup, aktsia murdis nii-öelda sellest range'ist välja, siis see tähendab nagu ostukohta ja see töötas päris hästi. Et mingi aeg me müüsime aktsia maha, aga see breakout on nagu sihuke klassikaline. Mis veel? Supermikrokompuuter, väga sarnane setup on ju. Seda me portfelli võtnud, aga näitena ta jah töötab. Ja näitena, et aktsia selja taga oli seal augustis päris kiire kasv ja mingil hetkel siis tekkis uuesti selline konsolideerumisfaas, mitu kuud ühes samas range'is ja kui see aktsia nii-öelda range'ist välja murrab, siis see on see ostukoht tegelikult, kus sa võid seda aktsiat nagu suurelt osta, suure size'iga sisse minna, aga alati peab ka nagu riskide peale mõtlema, et kui see mõistlik oleks panna ostukohast kuskil 6-7% endal stop loss, kui see breakout ei tööta ja failib, võtad küll väikse lossi, aga tuled välja. Samas väga tihti need siuksed tugevad breakout'id töötavad, et öeldakse, et mida pikem on see konsolideerimusfaas, seda jõulisem on see breakout, et sisuliselt aktsia liikus ühe kuuga 3 korda, et väga tugevalt. Ja usute või mitte, et see tehniline analüüs toimib ka Balti turul. Tegemist on Merko aktsiaga. Et Merko aktsial oli väga pikk konsolideerimisfaas, et siin on nagu aastates 3,5 aastat ja mitu korda nagu Merko aktsia üritas nagu uutesse tippudesse minna, ei õnnestunud. Siin oli isegi sihuke fake out on ju, korra nagu mindi ülespoole ja klõks kukkus ära. Kuniks selle tasemeni, kus ettevõtte aktsia murdis nagu välja ja kuna see konsolideerimisfaas oli nagu nii pikk, siis nagu näha, kui jõuline on see edasiminek on ju. Et üsna voodoo, aga see toimib. Et selles suhtes, loomulikult ma ise ei ole Merkot ostnud, ma magasin ka selle maha, et selliseid nagu breakout'e leida, sa peaksid nagu jälgima vähemalt kord nädalas. Kas sul ei ole sellist AI-d, mis need breakout'id sulle teada annab, et nüüd jälgi teda? No Balti turgu ma jah nii täpselt ei. Ma mõtlesingi Balti turgu, aga mingi selline tehniline vidin, mis annaks sulle nagu nendest aktsiatest märku, mis on mingitest tasemetest läbi murdnud. Ja, on. Ma kasutan selliseid skännereid küll, et mis annavadki märku, et teatud tasemetest, et kas uus 52 week high on ju. Et kui ma oleks ka Balti börsil seda kasutanud, siis tõenäoliselt see aktsia oleks mu radarisse jõudnud siin täpselt esimene päev, kui oleks olnud uus tipp on ju. Et mis veel, siis kusjuures see on mu lemmikmuster, nagu näha, et see on sihuke kohvitassi kujuline, et kus on sihuke kohvitass, sang
ja kui see breakout toimub, siis see on nagu sihuke väga tugev ostukoht. Ja miks me panime siia HIMSis on suurel Peetril ka üks uus investeering. Ja miks meile see investeering meeldib, on jällegi fundamentaalid selle paremal ääres. Nagu näete, et aktsia ettevõtte müük kasvab nagu mühinal. Natuke meenutab isegi Palantiiri algusaega, kui Palantiir hakkas enda tasematest välja murdma. Ja samuti, kui sa vaatad kasumakse kohta, siis tohutud numbrid on ju. Et see aktsia meeldib meile sellepärast, et fundamentaalid väga tugevad, kasv väga tugev, kasumlikkus väga tugeva kasvuga ja ka tehniline pilt läheb aina ilusamaks, ma ütleks, et ma tegin selle pildi siin 2-3 päeva tagasi, et natuke edasi liikunud, aga üldiselt sellised setup'id toimivad, me ostsime seda aktsiat ja meil on ka stop loss seal kuskil 10% allpool, et kui idee ei tööta, siis me ei jää sinna sisse, siis meil on exit. Ja üks väga sarnane lihtsalt näide, et Oklo tuumatehnoloogia ettevõte, et graafik on väga sarnane HIMSiga, et kus kohvitassi sihuke uukujuline muster, konsolideerimine ja kui murrab uutesse tippudesse, siis on see ostukoht suurelt. Ja samuti, kui see idee ei tööta, siis on stop loss kuskil sealt ostukohast 6-7% allpool. Mis veel? Võib-olla IPOdes ka, et ka IPOdega see tehniline analüüs kipub töötama. IPOsid on päris palju, iga IPO on natuke erinev, aga jällegi sa otsid neid mustreid on ju. Ja samamoodi kui alguses IPOdega on see, et sul ei ole ajaloolist statistikat, see kujuneb välja. Kui pole mingit tippu seal ees kuskil. Ja, et siis võib-olla ütleme suvaliselt IPOt osta ongi lotopilet, see on mõttetu tegevus. Pigem oota, las see aktsia mõned kuud tekitab mingisugused levelid ja mingisuguse mustri ja kui see muster näeb välja midagi sellist, kuukujuline ja breakout, siis breakout on selge ostusignaal ja sellist breakouti jälgivad väga paljud ikkagist investorid ja spekulandid ja üldjuhul sellised breakoutid on väga suure käibega, sellepärast kuna need mustrid on nagu ajaloos kogu aeg korduvad, siis paljud investorid lähevad väga suurelt sinna sisse, kuna see on kindla peale minek, üsna kindla peale minek. Kui palju investorid mõtleb samamoodi, siis läheb kind üles. Ja, täpselt. Ja nii nagu siin on läinud, et kusjuures see on eBay IPO, see on aastast 1999, 25 aastat vana. Et võtame natuke uuemaid variante, meie lemmik Palantir. Samamoodi Palantir tuli börsile 2020, alguses mingi kuu aega konsolideerius ja kui kuniks breakout, tehes uued tipud ja siis tulid investorid paadile ja siis algas sõit üles. Võtame veel näiteid. Corewave, see on nüüd kõige värskem IPO, kus sellel aktsial on ka Nvidia on üks osanik, et tuli siukse poleemikaga turule, et alguses ei olnud eriti nõudlust, aga nüüd ei saa üldse pidama, et aktsia on sellel aastal vahepeal oli ta 250% plussis, aga samamoodi siuke uukujuline muster ja kui murrab välja uutele tippudele, siis aktsia läheb lendu, nii et see on nagu selline ostukoht tehniliselt. Siis korra segansid Meelis, et mul tuli meelde, et me tuli ju saatesega küsimusi, et paluti, et sa räägiksid natukene 50 ja 200 päeva libisemast keskmist ja üldse, et mida seal vaadata on ju. Ja, seda mitu korda küsitud ja siin me panime ühesõnaga mõned slaidid, et milline ütleme, näeb välja selline tüüpilise investori vead on ju, et ostetakse ütleme mingisugusel üsna suvalisel momendil, natuke võib-olla korraks sa isegi jõuad kasumisse, kuniks aktsia liigub allapoole, siis
väga põhiline tüüpviga, mis investoritel on see, et hakatakse disseid tegema allapoole, et ostad positsiooni juurde. No ei suudeta miinusega psühholoogiliselt müüa lihtsalt. Ja just. Ja kuna aktsia liigub jällegi veelgi allapoole, trend nii-öelda süveneb, siis investor vaatab veel, et saab veel soodsamalt, on ju. Kuniks mingil hetkel tal positsioon on üsna suur ja enam võib-olla raha ei olegi juurde osta. Ja siis lepitakse selle olukorraga, et jäetakse lootma, et aktsia pöörab nagu ringi. Või väsitakse ära ja müüakse suhteliselt põhjast ära. Jah, või siis väga tüüpiline ongi, et sul see aktsia jookseb 70% miinusesse ja siis sa oled selle dilemma ees, et mis ma enam ikka müün, et see on nagu nii palju kukkunud ja jäädki sinna lõksu, nagu meie Nioga natuke. et ka meie oleme neid vigu teinud, aga võib-olla kuidas neid vigu tegelikult vältida, et üks viis selleks on libisejad keskmised. Et nagu näete, siin graafikul on ka need joonekesed, mis siin jooksevad, et roheline, punane ja must, et need on siis libisejad keskmised. See must on ilmselt 200 päeva libisejad. 200 see on kõige lamedam lihtsalt on ju. Ja siis tõenäoliselt on punane on 50 ja äkki see roheline on seal 20 ja et tegelikult neid libiseid võibki vaadata selliselt, et need näitajad trendi on ju. Kui need libised keskmised liiguvad nagu ülespoole, see tähendab seda, et toote vastu on nõudlus. Aktsia on nii-öelda hinnatud, investorid tahavad ja see aktsia on tõusutrendis. Kui see trend murdub, nagu täna seal näete, on ju, kiire langus, see on niisugune ohumärk, käppiga alla, suur languspäev, siis paljudel juhtudel see murrab nagu niisuguse sentimendi. No lihtsalt see murdepunkt on niimoodi, kui lühema tähtaega joon, ütleme siis 50 või 20, tuleb 200-ga võrreldes ülevalt allapoole, siis on see murdekoht. Siis on nagu müügikoht ja teisipidi, kui ta nagu altpoolt murrab üles, siis on jälle ostukoht. Ja just ja tegelikult väike soovitus on ka, et kui aktsia kaupleb juba allpool neid kõiki libisevaid keskmiseid, siis aktsia on nagu tugevas langustrendis, et reaalselt sul tegelikult ei ole hoia eemale seni, kuni muutub. On ju. Jah, täpselt hoia eemale, kui see ei ole just siuke hästi kiire langus ja sa üritad nagu põhiajastust teha. On ju. Et ma panin mõned näited ka siia, et võtame siin Neste, meie tuntud hea investorite lemmik aktsia, et seda on nüüd, ma arvan, et ostetud siin aasta-poolteist, et kõik on nagu, kõik vaatavad, et soodne aktsia on ju, läheb ainult soodsamaks ja investorid on siin tükk aega seda ostnud, et ütleme ratsionaalne investor tegelikult neid vigu oleks saanud vältida, et esiteks sel hetkel, kui aktsia liigub alla libisevaid keskmiseid, see tähendab, et ka libised keskmised liiguvad allapoole, siis tegelikult peaks seal olema suur märk avoid ja enne seda aktsiat ei näpi, kui on trendi muutus ja see trendi muutus võib olla selline, et aktsia ronib ülespoole libisevaid keskmiseid ja need libised keskmised pööravad ka ikkagist otsa üles, et siis on nii-öelda kõige kindlam hetk aktsiat osta. No sa ei osta aktsiat küll põhjast, on ju, aga sa ostad nagu tõusa trendi pealt. Ja, et kus sa riskid kõige väiksemad, et see, kus aktsiat täna on isegi üsna positiivne signaal. Siin võib olla pöörde moment, vaatame järgmine aasta, ütleme praegu on niisugune 50-50, pigem positiivne märk, et aktsia on liikunud natuke üle eelmiste tippude. See indikeerib natuke niisugust positiivsemat signaali, aga kui aktsia veel läheb nii-öelda üle nende libisete keskmiste, siis on see koht, kus aktsiat nii-öelda noppida. No see juhtus hiljuti näiteks ühe aktsiaga, mis me ostsime AMD, murdis 200 päeva libisevast keskmisest läbi, on ju. Jah, suurel Peetril on siis üks positsioon juures AMD, et suht sarnane setup natuke nagu Nestel. Aga jah, siin samamoodi, et kui vaadata pikemalt on ju, siin oli kõik okei, vahepeal siuksed järsud langused, aga ideaalne trend on selline, kus aktsia liigub nagu püsivalt nende lühiajaliste keskmiste peal ja ka siuksed head vihjed müügikohad,
kui aktsia on teinud väga suure ralli ja kukub järsku näiteks 50 libisejast läbi, siis see on see exit koht, et mitte jääda siia ootama ja sellist langust nagu kaasa sõita, et vähemalt Suur-Peeter üritab seda mitte teha. Mis veel näiteid? Google lihtsalt juhuslikult sattus valikusse, et kus on ka suur tehnoloogia hiid, et natuke neid trendidest aru saada, et väga lihtne tegelikult. Tõusutrend lõpeb, aktsia läheb allapoole, neid libiseid keskmiseid ja ütleme ratsionaalne investor. Siin on esimene level, kus ta mingi osa positsioonist maha müüb ja ütleme, kui aktsia läheb juba siia täitsa alla, siis pole mõtet enam hoida, et müügu raha positsioon maha, pangu kas või deposiiti võlakirja ja aasta aegu magagu rahus, kindla tundega, kuniks ütleme, hakkab see tõusu või langustrend lõppema ja aktsia ronib selgelt üle libisevate keskmiste, siis on hea ostukoht ja kui ta siin oleks jälle ostnud, sa küll ei taba neid põhjasid, aga sul on üsna safe osta aktsiat, mis on tõusutrendis ja võid rahulikult siin mõned aastad nagu seda sõitu nautida. Jälgid lihtsalt, kas aktsia on üle libisevate keskmiste ja hoiad seni, kuni ta on. Ja tõesti, küll Trumpi kriisiga on selge märk oli, et siit oleks võinud natuke positsiooni vähendada igaks juhuks, aga kus täna aktsia on, oleme nibin-nabin siin libiseta peal, et on niisugune neutraalne või kergelt positiivne, et aktsiat hoida. Aga selleks korraks hakkab vist läbi saama. Aitäh meie poolt. Aitäh. Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool, aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi kohe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.